kandes heitunu ussi. Ja et selle pärast ja ta tõesti, kui sa temaga räägid, siis tema silmad niimoodi, kõik aeg nagu liiguvad niimoodi. Ja ütel, et kui tema väike oli olnud, siis vanasti oli, et lats seoti kõvva sinna tekke sisse. Et aga tema eest püsüb, et ta nagu uss alati sippel välja. Et ükskõik kui kõvva ime sidus ja alati sippel välja. Ja et siis olevat öelnud vanainemiset, tollest, et eme heitu tuda uss. Ma tean ka ühte Argla naist, kellel oli ka olnud niiviisi, aga millal sa tead Reet. Tal oli ka niiviisi, et oli ka vist tema midagi hiitunud, ta oli ka nagu päeval tõmmelnud ja ütlema, kui tahtsi midagi kõnelema nakata, siis naksi kõigepealt nagu ja siis naksi ütlema. Ja siis ka mõnegi vanainimene oli mõnestki rohtu soovitanud, ma enam ei mäleta, ütleme, et kuigi ussiga seotud oli. Ütles, aga latsele joodeti midagi sisse ja too läts üle too jama. Et tol niivõrd ütleme kergel kujul, aga ütleme jah, ütleme, et kellelgi mõnegi karvane laik käe peal või. Ja punane ja. Koski, kas näeks see võtti, kellelgi oli selle, et kartuli koopamanu läts, vaata heli emal. Helil on käe peal see. Ja, see. Käe peal saame. Ja läts ja kartuli koopamant läts, hunt, sealt takas Sakurgi küla nelasi. Hüppas sealt kuskilt hunt välja silma, hõigasi vasta ja ta ehitse haarse kõik käest kinni, et jäi käe peale laik. Et mingi seos seal ikkagi on, jah. Mul on sära peal